Tervitus, armas! Niida siinpool ja liigume siis edasi ülisuure 2026 aasta taroskoobiga. Taroskoobi põhjalikku sissejuhatust, aasta numeroloogiat, üldisi energiaid, tagasivaadet 2025 aastale saad siis sama video esimesest episoodist, esimesest osast, mis sai 2 tundi pikk. Saad seda vaadata ja kuulata. Väga soovitan sul selle sissejuhatuse osa ära kuulata enne ja siis liikuda oma tähemärgi siis ladumiste juurde. Ja esimeses osas siis põhjalikud taroskoobid siis kuulsid ära jäär, sõnn, kaksikud, vähklõvi. Ja nüüd siis liigume siit edasi siis metsist kuni kaladeni. Ja vaatan siis kõigile töö, karjääri, raha, eneseteostuse teemasid. Vaatan armastuse, suhete, romantika teemasid, vaatan sellist spirituaalset enesearengut ja vaimsuse teemasid. Ja lähemegi siis siit, stardimegi siit kohast siis Neitsi tähtkujuga. Ja läbi tarode siis asun vaatama, millised on sinu märksõnad 2026 aasta energiat siis, mis puudutavad kõigepealt tööd, raha, küllust, eneseteostust, karjääri. Vaatame, mis siit tahab kõneleda sinuga. Väga huvitav, et need kaardid tahavad käia paari kaupa ja üldse mul on selline tunne, et 2026 energiat on hästi sellised, nad on nagu hästi tugevad, selged, puhtad, isikupärased, sellepärast, et need tulevad, sarnased kaardid tulevad välja, siit see pakk on päris suur ja sarnased kaardid, mitte ainult sarnased kaardid, vaid ka sarnased kaardikombinatsioonid lausa tulevad koos välja. Ja nad on varem ka siin olnud, ma ei mäleta täpselt, mis tähtkujule nad tulid esimeses episoodis. Võid selle üles otsida ja kuulata sealt ka, aga siin on jälle 2 sellist märksõna. Siin on siis ülestõusmine ja eraku kaart, mis tahavad sinuga kõneleda ja ülestõusu kaart ütleb, et sa pead tõusma nagu iseendast kõrgemale, iseendast suuremaks. Mul tuleb Nietzsche ütlus meelde, et inimene on midagi, mida peab ületatama ja kuidagi sina oled see, mida sa ületad ise. Kasvad kindlasti oma egost välja, suuremasse ühendusse oma hingega, koged sellist nagu initsiatsiooni energiat, järgmisele tasandile tõusmist. Ja ma võin öelda, et sa liigud nagu sellest ego tasandist valitud võib-olla ameti või tegevusalast, liigud kaugemale ja püüdled sinna poole, mida su hing igatseb, mida sa päriselt tahad, mis on sellisest mitte peast niivõrd, vaid just südamest tulenev valik. Hästi suured muutused võivad sulle siis osaks saada tööelus, eneseteostuses ja see on kindlasti sellise spirituaalsema, hingestatuma, sellise nagu hingeülesande poole rohkem, et kuidagi hingel meenub see hingeleping, millega sa oled siia tulnud, mida sa oled tulnud tegema, mis on sinu elu ülesanne ja sinu uued valikud hakkavad lähtuma sellest. Ja selles osas võid sa jääda mingil hetkel üksi, sa võid eemalduda kollektiivist, kellega sa enam selliseid ühiseid nagu jooni või taipamisi või ühiseid teemasid ei leia, võib-olla ei taha seal kohvinurgas enam klatšida või ma ei tea, suitsetamas käia koos või mis iganes on ju. Võib-olla sa muidugi ei tee selliseid asju, aga võta seda siis sellisel juhul metafoorselt. Aga nagu teemad enam ei klapi ja millestki ei ole enam rääkida ja väljastpool tööaega võib-olla ei taha kokku ka enam saada, et kuidagi nagu, kuna sa tõused lihtsalt, mitte ei tõuse egosse, vaid tõused nagu oma hinge poole, lihtsalt vibratsioon läheb nii palju peenemaks, sagedus läheb kõrgemaks, et
et võib juhtuda, et sa jääd sellel teekonnal pisut üksi. Ja seda üksinduse kaarti on tegelikult päris palju, tuleb välja siin, et me ei saa nagu tugineda või toetuda teistele inimestele või loota kuidagi, et nad võtavad osa meie vastutusest ära. Et mul ongi selline tunne nagu, et 2026 aastal nagu vastutuse piirjooned lähevad hästi selgeks. Ehk siis me anname ära selle osa vastutusest, mis me teiste eest oleme kanda võtnud. Nii seda, mis me lastena oleme võtnud vanemate eest, seda, mis me võtame nagu kolleegide eest või sõprade eest, et oleks mugavam. Ja samal ajal nagu oma vastutuse peame jälle enda kanda võtma, et seda me ei saa kellelegi teisele jätta. Et selline nagu piir tuleb sinna vahele. Ja kui me nagu tõuseme niimoodi, teeme selle initsiatsiooni sellise nagu oma kõrgema mina tundma õppimise teel või selle looja sädeme endas ära tundmise teel, teeme selle initsiatsiooni läbi, siis meid enam need vanad energiad lihtsalt ei rahulda, siin ei ole midagi teha enam, me ei saa sinna tagasi pöörduda. See uks langeb meie taga kinni ja võib tekkida selline periood, kus me jääme mingiks ajaks üksinda. See ei tähenda, et me füüsiliselt ei puutu teiste inimestega kokku, aga nagu hingeliselt jääme pisut üksinda. Et ära karda seda selles mõttes, et Eraku kaart on tegelikult hea, see on number 9, see on tegelikult eelmise aasta number. Mulle tundub, et see protsess saigi sul eelmisel aastal alguse ja see aasta sa nagu vormistad selle ära või kuidagi see jõuab sul kohale, sa võib-olla võtad selle vastu nagu selle mõistmise, et see üksindus on lihtsalt vajalik selleks, et sa saaksid puhastuda, et sa saaksid oma sisemise valguse ära tunda ja helendama hakata niimoodi, et su hingeperekond tunneb su ära. Võib-olla mingid uued suhted, uued kohtumised on eel. Ja see oli sinu töö ja karjääri ladumine praegu, et võib-olla sa ootasid midagi muud, aga sellised sõnumid tahavad tulla, need on väga sellised spirituaalsed, midagi ei ole teha. Minu missioon ja hingetee on seda kanaldada ja aidata inimestel seda ära tunda ja toetada selles protsessis, et läbi minu lihtsalt tulevad sellised sõnumid, et sinu töö ongi nii-öelda üles tõusmine, endaks saamine, oma kõrgema minaga ühenduse loomine ja see on kõige olulisem praegu, mida sul on töökohta vaja teada ja sinu karjäär ei ole mitte ametiredelil tõusmine 3D maailmas, vaid see sinu ülespoole liikumine on kõrgema minaga kontakti loomine. Ma teen sulle armastuse ja suhete sõnumeid. Need kaardid on ka siin ladumistes juba olnud, välja tulnud. 2 asja, jälle mõnes mõttes see on nagu jätk siia sellele Eraku üksindusele. On nüüd, kui siin on natuke sihuke pimedas ja võib-olla selline natuke koopas mediteerimise energia, võib-olla pimeruumis lausa selline nagu visiooni otsing, võib-olla šamanistlik. Aga siin tuleb selline juba valguse käes, tulevad ideed, tulevad taipamised, tuleb juhatus kõrgem, selline nagu helge valguse käes, juba iseendast teadlik, sirge seljaga ja hästi palju sellist nagu inspiratsiooni, erinevaid taipamisi, erinevaid ideid, võib-olla ka erinevaid kutseid. Linnud tähendavad ka kommunikatsiooni mingites olukordades, näiteks kui me Lenormandi tõlgendaksime, siis linnud tähendaksidki just nagu positiivses võtmes sellist nagu head kommunikatsiooni. Ja teine on siis selline oma suure võimaluse ootamine, oma tõusulaine ootamine, selleks valmistumine. Ja kuna see on nagu suhte ja romantika kaardid praegu, siis ongi selline tunne, et nagu kui sa oled hästi valmis selleks, kui sa oled üksinda ja nendel kaartidel kuidagi mul on selline tunne, et siin grupis on neid, kes on üksinda, kes seda kuulavad, vaatavad ja teie peate kuulma kuidagi seda, et nagu arenda endast välja enda parim versioon. Nagu
siin ei ole niisugust lugelemist mitte kummalgi kaardil. Ühel on selline nagu intellektuaalselt üliheas vormis olemine ja nagu vaimselt ja teisel on energeetiliselt sellises hästi heas vormis olema, isegi võib-olla nagu füüsiliselt ka, sest energeetiliselt ei saa olla väga heas vormis, kui füüsis on nõrk. Et need kaks asja käivad koos, et kuidagi nagu pane ennast valmis, trimmi, tee trenni, õpi, avarda oma teadvust, et see suhe iseendaga on nagu kuidagi hästi määrav ja siis kuskil suvel tuleb mingi tohutu suur võimalus. Kevadekaart, kevadel on palju ideid, inspiratsiooni, taipamisi, midagi on vaja nagu arendada, algatada ja suvel tuleb selline tohutu hea potentsiaal. Võib-olla siin on ka hästi otseselt öeldud, et sõida kuskile soojale maale, mõnusale puhkusereisile, tunne ennast vabalt, mine ole vee ääres, päevita kogu jõudu, hinga seda päikeseenergiat endasse, tee Egiptuse K-keha tugevdamise praktikat. Teadlikult tõmba sisse hingates päikest läbi oma päikesepõimiku ja välja hingates saada see nendele organitele oma kehasse, mis vajavad jõudu, tervendust, energiat ja tugevda oma aurat ja hästi päike selliseks suureks nähtavaks, et sa oled nagu vastassugupoolele nagu nähtav ja atraktiivne, sellepärast et partnerlus tuleb meile läbi energiale. Energeetiline sobivus, energeetiline tõmme, polaarsus ja inimesi tõmbab nende poole energiast ja sinul ongi see soovitus nagu siin, et selleks, et siis olla atraktiivne oma olemasolevale partnerile või tõmmata ligi siis uut inimest, siis lihtsalt lae ennast päikesega, lae eluenergiaga ja pane oma aura selliselt karismaatiliselt ligitõmbavalt sillerdama. Nii, vaatan siis spirituaalsed sõnumid, enesearengu sõnumid ka. Kuu tuleb sulle tagurpidi välja. Kuu on selline sensitiivne, mõtlik, alateadvuses olev, varjul olev, naiselik. Ja kuna ta tuleb tagurpidi välja, siis ta ütleb, et võib-olla natukene sa oled selliseks pragmaatiliseks läinud liiga, et sa oled sellise tundeelu natuke tahaplaanile jätnud. Võib-olla ongi nii, et suvel sul mingid partnerluse eesmärgid võib-olla ei ole täitunud või see ei ole päriselt vastanud sinu ootustele, et siis ongi selline natuke käega löömise meeleolu või ma ei usu või ma ei manifesteeri enam või ma ei huika nii-öelda kosmosesse, universumisse oma armastuse ja oma partneri järel, et natuke sellist nagu, või siis oled sa just läinud nagu, kui sa oled suhtes, siis natuke läinud sinna liiga pragmaatiliseks, sellisteks argiaskeldused on võtnud võimust ja see sihuke nagu hinge ja tundeelu on natuke tahaplaanile jäänud, et see on sulle siis kutse võib-olla tunnetada, et kui sa tahad sellisesse naiselikku energiasse tagasi minna, on ju, et siis katsu see kuufaaside rütm jälle kätte saada ja keerata end siis õiget pidi, on ju. Kuuga seoses veel see, et meil on naisena erinevad nagu rütmid või erinevad tsüklid, millal me midagi looma peame, on ju. Ja kuidas sa aru saad seda, et kas sa pead looma perekonda, lapsi või sa pead nii-öelda nõialoomingut tegema ehk siis alkeemiat ja muundamise kunsti, siis sa saad seda oma päevade järgi vaadata, kui sa oled veel nii-öelda selles eas, et sul päevad on, et sul see üleminek ei ole täitsa ära toimunud, siis sa saad selle järgi teada, et kui sul nagu ovulatsioon on täiskojal, on ju, selles energeetiliselt kõige võimsamas ajas, siis sa pead veel saama lapsi võib-olla või tegelema lastelastega. Ühesõnaga oma energiat panema sinna nagu perekonda, igapäevasesse loomisesse, oma loomingu sünnitamisse, võib-olla mingit kunsti tegema, tööd tegema, mis iganes, on ju. Aga kui sul siis muutub niimoodi tsükkel, et päevad lähevad täiskuu aega, on aeg maagiliseks eluks, maagiaga tegelemine.
kus sa omadega oled, on ju, et kas veel selles fertiilses eas või oled saanud juba vanaks targaks naiseks ja nõiaks ja see ei ole üldse seotud siis vanusega, aga see on seotud siis sellega, et nagu roll või kutsumus praegu ja praeguses ajas. Siis tuleb sul selline nagu enesehoiukaart välja veel, selline nagu pesas olemine, taastumine, sisemise lapse tervendamine, lapsepõlve tervendamine, nagu enesele armastuse andmine. Need on need märksõnad, mis on sulle hästi olulised nagu spirituaalselt siis. Jälle, kui vajad selles protsessis tuge, palun leia minu kontaktid siit alt või leia keegi toetaja endale, kes aitab sul võib-olla teha siis mingi regressiooni, rännaku, šamaanitöö, konstellatsiooni, millega korrastada siis energiaid ja saada nii-öelda iseendaks ja tervendada siis oma see sisemine laps ära, võtta ta täielikult nagu enda hoida, kui ta on millestki ilma jäänud ja ta tunneb, et ta on millestki ilma jäänud. Nii, vaatame varjutöö kaarte siis sulle. Mida tahavad öelda varjutöö kaardid? Kas on midagi, mida sa siis ei teadvusta, ei näe? Mingi pime nurk. Et kõige otsesemalt ütlebki sulle see kaart, et nagu valgusta pime nurki või juba see mõte lipses juba enne kui kaartki tuli, et valgusta oma pime nurki, et ole ise see valgus ja ära karda nagu neid enda tumedamaid või pimedamaid kohti või tundmaid kohti, sest inimesed kardavad sageli kõige rohkem just tundmatust, et see on nendele kõige hirmutavam. Aga me olemegi üks lõputa alateadvuse ookean ja see alateadvus ongi kõik meile tundmata ala ja meie asi ongi seda vaikselt tundma õppida. Ja nii ka sina. Võtan sulle nüüd järgmiseks šamaani tarkuste, šamaani nõuandekaardi. Sulle tuleb selline energia nagu lõpetamine. Ehk siis mis iganes siis on vaja sul kokku sõlmida, ära lõpetada. Praegu, kui ma loon seda kaardi ladumist veel, on 2025 aasta lõpp, maa aasta lõpp ja see siin näeb välja ka nagu selline uroboorus on ju, kes on nii-öelda madu, kes on oma saba otsa suhu saanud, et maa aasta mingid tegevused tuleb sul lõpetada, maa aasta oli number 9, see on tsükli lõpp, mingid otsad tuleb sul veel kokku sõlmida, see liigub sul veel üle selle 2025-26 vahetuse ja võib-olla seal kuskil jaanuaris-veebruaris siis saab see sul tehtud, et oluline on siis sõlmida kokku need otsad, mis sul veel lõpetamata on, need tegevused kokku võtta, et siis number 1 aasta energias siis 2026 on number 1 siis numeroloogiliselt, et saaks alustada uusi asju, et tähtis on vanade asjade lõpetamine. Siis tervendusjumalana sõnum järgmiseks sulle. Ja tuleb sulle tervendusjumalanna sõnumiga sügav kuulamine. Ja öeldakse, et me tavaliselt rääkides siis saa targemaks, et me saame targemaks kuulates ja see päriselt kuulamine on nagu ülioluline ja mitte ainult teiste kuulamine, vaid ka iseenda kuulamine. See sügav kuulamine on kuulamine kogu kehaga, mitte ainult kõrvadega, vaid kuulamine südamega, kuulamine emakaga, kuulamine kolmanda silmaga, tajudega, nahapinnaga. Et see on nii oluline, kehakeele kuulamine, emotsioonide kuulamine, kuulamine läbi peegelneuronite,
et see kõik on nagu nii sügav protsess, et me saame kuulata teist inimest ka siis, kui ta mitte midagi ei ütle, ainult tema näoilmeid või kõige pisemaid mingeid selliseid üle näo libisevaid virvendusi nähes ja kuulata täpselt samamoodi iseennast ka ülitundlikult, oma keha, oma hinge. Need on siis tervendusjumalanna sõnumid sulle 2026 aastaks, ole hoitud. Kui sa tahad enamat, kirjuta mulle ja soovin sulle imeilusat, hoidvat, õnnelikku 2026 aastat. Kaalud, teieni oleme siis jõudnud. Hakkan vaatama siis teile taarosõnumeid. Vaatan siin kaardidest ära ka vahepeal. Ja kõigepealt siis töö, raha, eneseteostus, karjäär, võimalused sellega seoses, mida on toomas 2026. Nii, kõigepealt eneseväärtustamine, enesepeegelpilt, mida sa näed seal, on ju. Et kas sa näed, et sa oled oma valikutes vaba või pigem mulle tundub, et mingi osa sinust usub, et sa ei ole oma valikutes vaba, et sa justkui pead midagi tegema, su võimalused on piiratud, mingi osa sinust räägib seda vana lugu, et ei saa, pole võimalik, mis iganes, sa näed ennast väiksemana. Et see on nagu põhimõtteliselt see energia, kui nagu lõvi vaatab peeglisse ja näeb seal sihukest väikest räbalat kassi, on ju. Aga teistpidi on võimalik, et see väike kassipoeg vaatab peeglisse ja näeb seal seda lõvi, on ju. Et see näitab nagu illusiooni. Täiesti vaba naine vaatab peeglisse ja talle tundub, et ta on käsist jalust seotud, et tal ei ole nagu võimaluste küllust. Aga tegelikult samal ajal teine kaart ütleb, et loodus on lõpmata külluslik, kõik ressursid, mida sa vajad, on olemas. Kuidagi nagu sellest puudusest või piiratusest sellesse ressursirohkusesse tuleks. Ja see on tegelikult ainult, see isegi ei ole objektiivsete asjaolude küsimus, see on ainult teadvuse avardumise koht. Sa pead ainult avardama oma teadvust, et see energia vahetada selle energia vastu. Sõita selle teadvuse liftiga lihtsalt niimoodi paar korrust ülespoole ja loodus avaneb sulle läbi oma kingituste. See on maaenergia kaart. Maaema on meie külluse õpetaja. Maaema oma lillede, loomade, taimede, puude, viljadega, seemnetega, kõige sellega on meie külluse õpetaja ja mine maaema juurde kooli on selle kaardi soovitus. Mine loodusesse, mine kõnni, vaatle, tunneta, märka, õpi, koge looduses, taimedega tööd tehes. Tee taimedest tooteid, leia taimed, mis on mõeldud sinu tervendamiseks, mis tahavad tulla sind aitama absoluutselt iga teema kohta on. Iga teema kohta siin ilmas on, ühesõnaga mure koha kohta on olemas taim, mis on mõeldud ja määratud ravitsema. Et leia ta üles, taimed toetavad, sinu asi on neid taime ära tunda, märgata, ja nendega sõbraks saada. Ja veel rääkides teadvuse liftist, siis ülempreest rinna on kõige ehtsam teadvuse lift. Ülespoole, kõrgusesse, looja poole, kõrgema mina poole, avardunud teadvuse isundite poole. See on sinu teekond. Vastutusrikas, võib-olla natuke hirmutav. Sageli ülempreest rinna tuleb välja nende inimeste puhul, kes kogevad kaksikleegi suhet. Kaksikleek hästi sageli vääriti mõistetud. Kaksikleek ei ole see, et kui ma pingutan rohkem, siis ma saan selle mehe. Kaksikleek on enesearengu protsess
enda duaalsuse, enda lahusteadvuse ületamine, enda ego ületamine, valgustumise ja ülestõusu protsess. Tee Jumala juurde, tee looja poole, hästi spirituaalne tee, spirituaalselt õppimine, lugemine, eneseareng, koolitumine, vaimsete teadmiste kogumine. Need on ülempreest rinna märksõnad. Et sellised sõnumid siis, hästi spirituaalsed sõnumid tulevad sulle. Et siis peaks olema 3. kategooria praegu, et ma nüüd ütlen sulle spirituaalsed sõnumid läbi kaartide, aga siiani olid juba nad üsna sellise iseloomuga. Vaatame, mis siit siis veel tahab tulla. Selline nagu unistuse või unistamise või natuke sellise maast jalad lahti, selline unelmate kaart tuleb sulle veel välja, et kui eelmine oli selline siis see maaema selline meeldetuletus nagu maandatuse või just, et hoia jalad maas ja tule nagu hästi lihtsaks, tule maailmale hästi lähedal on ju, siis siin tuleb selline kaart justkui, et sul on jalad maast lahti või see natuke liiga hõljud õhus. Et maaema ilmselt aitab sind natuke rohkem jalad maa peale panna ja neid sinu unistusi või unelmaid ka reaalsusteks muuta. Siin on nagu rahast ja armastusest unistamise kaart tuleb välja. Aga maailma aitab sul need unistused muuta reaalsuseks ja päriselt siis kogeda nii seda armastust kui seda küllust. Nii, järgmiseks vaatan sulle siis ühe varjutöökaardi, mis on nii-öelda pimedas või mida sa ei näe või mida on vaja taibata. Siit tulevad välja 2 kaarti tulevad, annab pakk, annab viha. Ja no võib-olla ajabki vihale, on ju, et isegi võib-olla praegu ajab natuke vihale, et mis mõttes, et ma tahan konkreetsemaid sõnumeid nagu kuidagi saada või et mis ma siis tegema pean või. Et üks soovitus ongi see, et nagu vaatle oma viha, et ära karda teda, tunnista teda, õpi teda tundma. Kui sa ei ole teda kunagi varem nagu nii-öelda päriselt välja lasknud, siis lase ta nüüd välja ja sa ei pea suunama seda kellegi pihta, aga lihtsalt nagu ütle talle, et jah, nüüd sa võid tulla, ma tunnistan sind, viha on vägi. Ja teine on siis enesekaastunne, selline nagu eneseempaatia, enesekaastunne. Seda enesekaastunde sõna kasutatakse praegu hästi palju, et ongi nagu enese suhtes empaatiline olemine, et ma ei pea end piitsutama, ma ei pea end mitte millegi pärast valeks tegema. Ma olen täpselt seal, kus ma olema pean, see, kes ma olema pean õigel ajal, õiges kohas. Oma hinge teel ma pean just täpselt seal praegu olema ja seda tegema, mida ma teen ja ma ei pea ennast selle pärast nuhtlema, et kuidagi nagu armastav olla enda vastu. Need on need pimenurgad, mis sul võivad 2 tükki olla nendes valdkondades, mida võiks vaadelda, millega võiks teha teadlikku varjutööd. Siis järgmiseks võtan sulle siis šamanistliku soovituse. Šamaani kaardid tahavad öelda. Jahimees. Jahimees tahab sulle tulla ja šamaani mõttes siis jahimees on see nii-öelda, kellel on eesmärk, kes liigub oma eesmärgi poole, on ju. Jaht ei tähenda siin seda, et ma pean kellegi kätte saama, kinni püüdma või maha lööma. Jahimees on kütt ja kütt on nagu energeetiline sõdalane siis või valgussõdalane, kellel on eesmärk ja ta liigub teadlikult, strateegiliselt selle eesmärgi poole. Et see on siis toetatud, kui sul on mingi suur eesmärk, energeetiliselt on toetatud see, et sa saad selle kätte, et sa lood strateegia, taktika, kuidas see siis kätte saada, liigud selle poole
Võib-olla on vaja seal siis kamuflaaži, ennast maskeerida nii-öelda, võib-olla on vaja rännakule minna, võib-olla on vaja mis iganes enesearengu teemadega tegeleda sellel teekonnal, aga igal juhul see on siis sinu šamanistlik soovitus selleks korraks. Ja vaatame siis, mida tervendusjumalannad sulle selleks aastaks soovitavad. Tuleb välja talveenergia. Selline kubujussikene armas ja sinu aeg on talv ja seda sa saad kogeda 2 korda selle aasta jooksul. Sa saad kogeda seda nüüd, kui aasta algab, on ju, ja siis sa saad kogeda veel kord, kui sa teed kokkuvõtteid, kui aasta lõpeb. Et selles mõttes saad 2 korda sellel aasta jooksul sellesse tsüklisse tulla ja öeldakse, vaata, et ei ole nii-öelda halba ilma, on ebasobivad riided. Ja kui sa metafoorselt võtad seda, siis ei ole nii-öelda halbu asjaolusid, vaid lihtsalt sa ei ole valmistunud võib-olla piisavalt, kui sa koged raskusi. Aga soovitus ongi sulle nagu nii-öelda valmistuda võib-olla ka natuke raskemateks aegadeks või psühholoogiliselt keerulisemaks ajaks, et nagu treenida ennast, treenida siis seda jahimeest, seda vaimusõdalast, valida sobiv riietus, sobiv seltskond, sobiv teekond, sobivad meetodid ja liikuda siis nendest raskematest ja külmematest aegadest läbi niimoodi, et sa oled kaitstud, hoitud, soojas, mõnusalt valmistunud. Ja sinu eelis on siis tõepoolest see, et saad 2 korda teha läbi selle siis nagu oma kõige parema, kõige viljakama aja siis aasta alguses ja aasta lõpus kokkuvõtete tegemise ajal veel kord. Aitäh sulle, soovin sulle imelist 2026 aastat ja kõike head. Niida siinpool ja Taarode sõnumid teile siis 2026 aastaks. Alustan siis sellest, et vaatan eneseteostuse, töö, raha, karjääri, külluse teemasid. Mida tahavad kaardid öelda 2026 aastaks skorpionitele? Siit tulevad kohe sellised mõnusad, soojad, energeetilised kaardid välja. Üks siis sauade kuninganna, tõeline selline energia kuninganna. Tundub, et skorpionil nagu energiapuudust sellel aastal ei ole. Vitaalne, energeetiline, selline tohutult loomisvalmis nagu energiast pakatav. Seksuaalenergia, eluenergia, selline nagu läheb üle siit nagu tundub sihuke alumise tšakrate kuidagi nagu selline kuldne kuma ja samas ülevalt selline lilla spirituaalne saavad kokku, selline nagu ülailm ja alailm saavad kokku ja loovad sellise energeetilise, mõnusa sellise nagu plahvatuse taolise energia, aga samas ta ei ole ohtlik, ta on selline soe, võimas, kirglik. Ja siitpoolt siis tuleb nagu mõnes mõttes tasakaalustama, aga selline meditatiivne, rahulik ja vaat seesama põlemine on ainult siin samade värvidega, mis siin kaardi peal siin toimub, ta siin käbinäärmes siin lauba peal 3. silmas toimub samasugune nagu kuidagi ärkamine. Mulle tundub, et siin on sellise nagu 3. silma avanemisega, spirituaalse ärkamisega tegu. Ja jälle, ma võin siin selle ülesande püstitada, et ma räägin nagu tööst, aga samas ma räägin ikkagi spirituaalsest teekonnast ja hinge ärkamisest ja spirituaalsest avardumisest kõigis oma ladumistes. Ja need sa pead ise siis panema sellesse töö konteksti, on ju. Mul on selline tunne iga ladumisega järjest tugevamalt, et 2026 on kõigi naiste vaimse ärkamise aasta, teadvele tuleku aasta, initsiatsioonide aasta. Need, kes on juba teadvel, tõusevad veel kõrgematele initsiatsioonide läbi nagu veel kõrgematele teadvuse seisunditele, õpivad oma energiat targasti juhtima, sellega nagu maagiliselt ümber käima, looma mitte läbi sellise meheliku energia ja nagu sõdalase energia, vaid läbi oma oleku, läbi selle soojuse, kire, sellise
sellise maagilise oleku. Et sinu töö ongi lihtsalt avarduda, teadvele tulla ja õppida oma energiat kasutama, siis vaatama, et kuhu sa seda paned, mis sa sellega teed, kuhu sa seda energiat kasutad. Vaatame, mis sõnumid tulevad skorpionitele siis lisaks suhete ja armastuse vallas. Suhete ja armastuse vallas tulevad 3 kaarti. Ja tundub, et skorpionitel vanustruktuure tuleb sellel aastal lõhkuda. Võivad olla paarisuhted, võivad olla sõprussuhted, võivad olla tööalased suhted, mis tahavad laguneda. Et ühesõnaga vanad struktuurid, vanad kooslused ei toimi enam. Midagi on ammendunud, kuhugi lööb välk sisse, lõhub ära vanad struktuurid. Torniga on niimoodi, et see torni nii-öelda see välgulöök siia on leebem, kui me ise aitame kaasa neid lammutada, neid vanu mustreid. See ei tähenda, et me peame lõhkuma suhteid, tegelikult torn sümboliseerib niisugust egovanglat, on ju. See, mida lõhkuda tuleb, on enda egomustrid, enda sellised nagu kas puudusteadvuse, kadeduse, kitsarinnalisuse, hirmu, mis iganes, kellelgi siis on ju. Et kuigi meil on midagi, millest need egomustrid on üles ehitatud, egotornid, et neid siis tuleb lõhkuda ja kui me ei saa neid lõhutud ja muudetud, siis kannatavad meie suhted, on ju, et siis lagunevad koost meie mingid materiaalsed struktuurid või kooslused. Torn ei ole mugav kaart, on niisugune pigem raske, raputav, aga Rapuntsel peab sealt tornist välja saama, on ju. Et ta arvab, seal torni sees ta arvab, et see ongi kogu tema maailm, aga kui ta sealt välja saab, siis maailm alles hakkab talle ennast avama ja avardama siis teda ennast ka. Külluse kaart, puhas sihuke nagu külluse loomise energia, et mine läbi maailma niimoodi, et sa puistad oma andeid nagu iga nurga peal põhimõtteliselt sa lihtsalt lähed ja jagad ja tulihobune on ju, kõnnib su kõrval siin truult ja kui sa väsid või ei jaksa, siis sa tead, et ta on sul siin hästi truult ja ustavalt kõrval ja ta on valmis sind edasi kandma, et sa ei pea oma jõu pealt kõike tegema. Sul on alati abi olemas, alati tugi olemas, lihtsalt märka, küsida ja ära nagu hoia end tagasi, et jaga oma andeid maailmaga. Et külva seemneid ja see on selline nagu ehtne sihuke nagu maise külluse kaart, ressursside kaart. Ja siin tuleb välja veel sellise seksuaalsuse ja loomingulisuse kaart, panen selle veel siia kõrvale ka, et siin on ka seda nagu, et kui siin on puhast sellist nagu loomisenergiat, on ju, siis siin on selline nagu natuke pastellsem, natuke kahe vahel olek, et kas teha seda või toda, aga ja teine asi, mis siin on nagu see klaas nagu maailma ja sinu vahel, et võib-olla siin kaardi peal on selline energia, et sa vaatad näiteks teiste elu läbi telefoni. Siin on nagu gloobus, ta istub toas ja gloobus on siin selle asemel, et minna nagu laia maailma. Aga see kaart nagu ütleb kuidagi, et võib-olla sa vaatad nagu, kas sa loed raamatutest või vaatad mingitest sarjadest teiste inimese elu või scrollid kuskil sotsiaalmeedias ja vaatad, mis teised teevad või kuidas nagu elu on. Et ma tahan öelda sulle, et loo eluga vahetu kontakt, et ära võta sealt need filtrid vahelt ära ja kingi oma anded, oma oskused, oma energia, oma see oranž seksuaal ja loomeenergia, oma emaka energia, oma südameenergia kingi maailmale läbi oma annete, läbi oma loomingu. On ju, et võta nagu eluga vahetult ühendust, et ära ole nagu elu vaatleja, vaid osale aktiivselt elus. Nii, korraks veel siis segan tarosid, vaatan, kas veel on skorpionile mõni sõnum. Ülestõusuprotsess.
seda kaarti tuleb, minu arust see kaart tuleb peaaegu kõigisse ladumistesse. et ma saan aru, et see on kõige olulisem kaart siin 2026 aastal. Et no, inimkonna ülestõus, naiste teadvale tulek, naiste ärkamine, massiline ärkamine. No tuleb see 100 ahvi seadus, et kui kuskil 100 ahvi õpivad tööriista kasutama, siis täiesti nendest isoleeritult õpivad ka teised, kuidagi see nagu ühisvälja kašasse läheb see informatsioon ja teised saavad selle sealt alla laadida. Ehk siis, kui osad naised on tulnud teadväle, esimestel on alati raskem, sellepärast et siis nad on nagu paariad või nii-öelda neile peetakse nõiajahti või läbi aegade on see olnud, on ju. Aga nüüd 2026 on see massiline, see puudutab juba kõiki tähemärke, kõiki naisi, et teadvale tulemine, ülestõusuprotsess, endaks saamine, oma kõrgema minaga ühenduse saamine, endast teadvale tulemine, enda hinge lepingust teadvale tulemine. Kõik need on need märksõnad, mida meil on vaja kuulda naistena, inimkonnana siin planeedil emakesel maal 2026 aastal. Sellised vaimsed pioneerid, ülestõusu pioneerid. Mis on vaja siis varju poolt teada? Autentne sina. Siia tuleb nagu sisemine mees tuleb veel välja, et mul on selline tunne, et naine peab ülestõusuprotsessis väga hästi teadvale tulema ka nagu meesenergia jumalikkusest, meesenergiast endast, sellest vaimuvalgust sõdalasest, autentsest iseendast, on ju. Ema on meie nagu üks naiselik tiib, vasak tiib ja isa on meie parem mehelik tiib meie sees. Oma vanemate vastuvõtmine, oma isa vastuvõtmine, meesenergia vastuvõtmine iseendast, selle autentsusest, selle jumalikkusest nagu teadvale saamine, et kui sul on seal nagu meestega suhetes mingeid varje, mingeid tumedaid kohti isaga suhetes, siis heida sinna valgust ja avarda neid kohti ja tee sellega nagu teadlikku tööd. Siis vaatame sulle šamanistlikku sõnumi, soovituse, nõuande. Ja sulle tuleb maa, selline hingestatud maa. Ja tõepoolest selleks, et maises plaanis me ju liigume, meie keha on ju siin 3-dimensioonilises mõõtmes, on ju, ja maa täpselt samamoodi on ju, et me oleme siin kehastunud, siis me peame õppima selle maa, mateeria, emakese maa energiat tundma, siin looma füüsilist reaalsust, seda manageerima. Kõik nagu selline nagu loodusega, maaemaga ühendumine, maaemaga ühtsesse rütmi tulek. Need sõnumid tulid hästi tugevalt läbi juba seal esimese video sissejuhatuses, kuidas maaemaga oma rütmes sünkroniseerida ja sulle tuleb see siin topelt, see sõnum veel. Et kuula see sissejuhatuse osa veel kord ära ja samamoodi siis nagu emakese maa hoidmine, teadvale tulemise üks osa on see, et me saame teadlikuks sellest, on ju, et emake maa on elus organism, ürgema. Me saame sellest tema elususest nagu hästi tugevalt teadlikuks ja me saame teadlikuks enda rollist emakese maa hoidmisel. See on sulle šamanistlik sõnum, see on sinu töö. Emakese maa hoidmine. Et midagi ei ole teha, et mul ei tule enam siia töö ja karjääri mõttes neid sõnu, et õpi luksepaks või lüpsjaks või ma ei tea, ühesõnaga, et tee midagi praktilist. Et tulevadki pigem sellised nagu spirituaalsed ametid või nagu hingelepingud ja need on hoopis teistsuguse energiat, ongi allikate puhastamine, hiies käimine, emakese maa hoidmine, koha hoidmine,
et need on need tööd ja need tegemised, mis on vaja teha siin 5D reaalsuses, 5D lävepakul. Et sellised ongi need ametid ja karjääriredelid 2026 aastal, et me oleme kogu aeg rääkinud, et sellest, et nagu uus energia on nagu kohal ja uus reaalsus on kohal, aga vana enam mitte kuidagi ei taha, aga nagu ei tea, kuidas seal uues olla. Aga nüüd on see joon minu arust nii selgelt tõmmatud, et nüüd siit selle aastavahetusega ongi saabki uus tsükkel, saab läbi, planeedid vahetavad täielikult oma neid, liiguvad uutesse tähemärkidesse. Suured muutused on astroloogilised, numeroloogiliselt on uus tsükkel. Ongi nagu 5D on käes. et me peame ärkama lihtsalt. Et seoses sellega tõepoolest need ametid on ka täitsa teistsugused. Ja veel tuleb sulle siia siis metsik ürgne naiselikkus, tervendus jumalanna kaardina sellised imeilusad, väekad, ürgsed hundid, naised, kes jooksevad huntidega. Juhul, kui sa ei ole seda raamatut veel lugenud, kui siin on keegi, kes vaatab, ei ole seda raamatut veel lugenud, siis jumala eest otsige see raamat ja lugege läbi. See on kindel nagu soovitus läbi selle kaardi, et see ürgnaiseliku, just see maaema ühenduse ürgnaiseliku väe äratamine endas. Sellised siis said sulle sõnumid, ole hoitud, kui sa tahad enamat, palun võta minu kontaktid siit, küsi isiklikku kanaldust või oma aasta ladumist või võta minuga ühendust mis tahes teemal, ole hoitud, soovin sulle täiesti super ilusat, vägevat, ürgset 2026 loomisaastat. Ongi jõudnud teie magusate sõnumite aeg kätte ja hakkan vaatama siis tarodega, mida toob 2026 aasta teile töös, karjääris, rahas, külluse maailmas. Ja ometigi hakkas pakk andma ka uusi energiaid välja, et kui sa vaatasid juhuslikult ka teisi ladumisi, siis tohutult palju kordusid ühed samad kaardid, aga keiser on siin küll nüüd esimest korda laual ja keiser on siis selline isalik, võimas, suursugune meesenergia ja kuna see tuli praegu välja siin sinu töö ja karjääri mõttes, siis selle sõnum on see, et on aeg võtta nagu oma loomistsükli, oma loomisprotsessi eest, oma loomingu eest täielik vastutus. Sul on nii palju tarkust, energiat ja väge, et sa jaksad vastutust võtta ka nende nõrgemate eest. Hästi tugevalt on siin sellised nagu ülesärkamise energiat, teadvele tulemise energiat ja võib-olla sinu roll siin on siis olla nagu teejuhiks ja selliseks nagu raami hoidjaks või struktuuri hoidjaks ka nendele, kes on sammukene tagapool selles protsessis. Pragmaatilises mõttes võib see tähendada juhtivat kohta, kindlasti mingit nagu, kui mitte siis teiste inimeste juhtimist, siis vähemalt hästi sellist enesejuhtimist, hästi tugevat nagu distsiplineeritust ja sellist nagu struktuuri loomist, et mitte sellist kaootilist energiat, vaid just konkreetset, struktureeritud, eesmärgistatud nagu sellisel vastutaval kohal olemist. Siis tuleb see mulli soovitus sulle tagurpidi, teistel tuli ta siin palju kordi niipidi välja, võid teised lugemised ka üle vaadata, et siis sa saad sealt veel infot juurde selle kaardi kohta, on ju. Aga sulle tuleb ta niipidi tagurpidi ja see kaart soovitab sulle, et kui sa oled jätnud ennast sellisesse isoleerituse mulli kuskil, et sa ei ole ühenduses nagu teistega või mingil põhjusel oled nagu liiga isoleeritud tööalaselt või teistest eraldi, siis sealt mullist peaks välja tulema ja lubama nagu teistel energiatel seguneda,
koos loomisesse rohkem tulla, võtta teiste inimeste energiat, ideid, koostööpakkumisi vastu, et tulla sellest isoleeritud mullist välja. Et kui sa oled juhtival kohal, on ju, ja võib-olla nii-öelda piltlikult hoiad oma seda kabineti ust seal väga kinni, siis see juhtimine ja delegeerimine ja vastutuse võtmine ei toimi nii hästi, on ju, et pigem nagu tule sellest mullist välja, tule teiste hulka, tee koostööd, räägi, kuula, jaga. Siis tuleb selline energia kontsentreerimise soovitus sulle, too oma energia kokku. Kui sa oled killustatud 100 projekti vahel, siis sind ei jagu mitte kuskile päriselt, on ju. Isegi siis, kui sa oled juhtival või vastutaval positsioonil, isegi siis nagu sa ei pea tegelema ise 100 asjaga, vaid sina tood oma energia kokku, tegeled juhtimisega, visiooniga, strateegiaga, on ju. Ja sellised tühitähi, mitte tühitähi, aga sellised nagu pisiasjad ja detailides nokitsemised jätta teistele praegu, on ju. Et sa pead mingi suuremaks visiooniks, suuremaks vastutuseks. Keiser on suur vastutus, mitte väike, vaid suur vastutus. Et selleks kontsentreeri oma energia kokku, korjada nagu igasugustelt, kus su mõtted on laiali või sa tegeled näiteks tööalaselt mingid peas jahvatad üldse mingeid eraelulisi probleeme näiteks, et too sealt energia ära, keskendu siia, too nagu see keskpunkti ja selle arvelt see keisrivägi kasvab. Ja veel üks kaart ütleb, et palun tee tööd, mis sind rõõmustab, on ju. Et tee sellist päikselist, helget, loo häid suhteid, empaatiat kasuta, loo enda töökeskkond selliseks, et sa oled seal õnnelik, sulle meeldib seal olla, sa naudid seda, see pakub sulle emotsionaalset rahuldust. See on sulle kõige tähtsamad märksõnad töö ja karjääriga seoses. Ja keiser on absoluutselt külluslik. Kui sulle jäi see küsimus, et kuidas su külluse energiad on avatud, siis keiser absoluutselt on, tema teine nimi on küllus. Siis armastuse ja suhete kaardid sulle. See on täiesti uskumatu, aga ülempreestrinna on taas kord väljas siit pakist. Ta on praktiliselt kõigis ladumistes tuleb ülempreestrinna massiline naiste ülessärkamine. Ma võtan siit teised kaardid ka juurde ja tõlgendan siis neid kõiki koos siin. Et 2 suure arkaani kaarti, ülempreestrinna ja kuu. Mõlemad sellised nagu sensitiivsed, spirituaalsed, naiselikud. Ülempreestrinna on nagu suunatud siia nagu loomulikult läbi alateadlike protsesside siia üles kõrgema mina poole, siis kuu on see, mis jälle hoiab kõike seda tumedat, seda alateadvust, seda müstilist, tundmatut, maagilist. Ja siia tuleb tasakaaluks kõrvale üks väikse arkaani selline pragmaatiline, õnneliku perekonnakaart. Aga need 2 on, võib-olla sulle meeldib see energia rohkem, sest see on selline konkreetsem. See tähendab pereringis küllust, häid suhteid, toredaid väljasõite, piknikke, head toitu, sõbralikke suhteid, terveid peremustreid, nagu hästi hea kaart. Lihtne ja hästi hea kaart. Aga need 2 on sellised keerulisemad kindlasti, aga need on palju suuremad energiat. Ma vist kuuleks valetati kätte, et tuli sul õiget pidi. Et need on nagu suuremad energiat, et sellised spirituaalne ülestõus ja samal ajal hästi sügav alateadvusega töö, need nagu käsikäes käivad. Et mida rohkem lahendad ära alateadvuse mustreid, teed varjutööd, võtan sulle kohe varjutöö kaardiga siit pakist kinni silmi, vaata, mis sul tuleb. Nii. Sulle tuleb haavatud tervendaja. Mul oligi hästi tugev juhatus see, et ma ei lõpeta seda taraladumist ära, et ma võtan kohe juurde siia selle tervendaja kaardi sulle või varjutöö kaardi ja see ongi üks komplekt, on ju. Haavatud tervendaja ja ülempreestrinna tee ongi see, et sa tegeled sellega, mis sinu lapsepõlves on olnud, sa saad selle arvelt teadmisi ja mida rohkem sa nagu oled eluraskusi kogenud ise, seda empaatilisem oled sa teiste suhtes ja seda rohkem saad sa olla siis hiiler ja tervendaja nende suhtes, kes veel ei ole sinna meistriteadvuse poole liikunud, kes alles on võib-olla seal ohvri rollis ja alles kogevad neid raskusi.
Mida rohkem sa siit ära lahendad asju, seda kõrgemale tõused sa ülempreest rinnana selle nii-öelda vaimse spirituaalse naisena, Maarja Magdalena arhetüübina. Et hästi suured kaardid, hästi oluline aasta sulle. Kui sa veel ei tegele tervendamisega, siis see on sinu tee. Võid uurida ka Shirani asukohta oma sünnikaardis. Kui see on sulle tundmatu mõiste, võid kirjutada, jätta siia kommentaari, küsida selle kohta, panna oma täpse sünniaja ja koha ja ma saan sulle vaadata seda, et kus see siis on ja sealt saad veel lisainfot ammutada siis selle avatud tervendaja arhetüübi kohta. Et sellised siis sõnumid sulle siit poolt ja veel võtan sulle siis šamanistliku tervenduse kaardi. Ja sulle tuleb kingitus. Ja seda vaata kahtepidi on ju, kas sulle tuleb kingitus, aga veel rohkem tuleb siit sõnum läbi, et sina ise oled kingitus. Sa näed ise, kui hele, kui valge, kui päiksekuldne see kaart on, et lihtsalt elukingitus. Et kõige olulisem elukingitus on ju. Mõtle selle peale, kuidas sa sündisid, kui suur oli tõenäosus, et just sina sünnid. Et just täpselt sellel hetkel su hing kehastub. Et täpselt need vanemad oled sa endale valinud, kelle sa oled valinud. Elukingitus. Ja mis kingitus sina oled maailmale? Sinu andekused, sinu võimed, sinu isiksus, sinu olemus, sinu hing. Et milline kingitus see on maailmale. Need on teemad, mille üle siis mõtiskleda. Ja viimaks siis tervendusjumalanna energia sulle. Kojöti tootem tuleb sulle. Et uuri kojöti kohta. Sellel loomal on sulle sõnum, ma ei tea, kas kojöt on sinu väeloom või on tal sulle näiteks selleks aastaks sõnum. Vastupidavuse, karjas tegutsemise, sihikindluse, mis iganes siis märksõnad nagu tahavad läbi tema sulle tulla, mida sa pead siis teadvustama. Korraks vaatan, kas ma näen siit seda väiksemat kirja ka, et mis ta siis ütleb. Huumor ja naer ja mängulisus, huumor ja naer on kojötiga märksõnad, mis tahavad siis tulla sulle selleks aastaks. Et kuidagi see nagu koos karjas, kambas, nalja viskamine, rõõmutsemine ja huumoriga läbi nagu eluminek. Et need on siis sulle tervendusjumalanna pakist tulnud sõnumid. Kui tahad isiklikult sügavamat ladumist, palun väga võtta minu kontaktid siit ja anna endast märku. Ja muidu soovin sulle siis hästi ilusat naeruküllast ja toetatud 2026 aasta loomist. Palju kitsetarid. Teile tuleb siis nüüd järgmine ladumine 2026 aasta tarosõnumid. Vaatame siis, mis siis läbi minu kaartide tahab teile selleks aastaks tulla. Küsin kõigepealt siis eneseteostuse, töö, raha, karjääri ja külluse kohta. Kuigi siiamaani need sõnumid on tulnud kõik nii spirituaalsed ja enesearengut puudutavad, et selliseid lihtsaid pragmaatilisi tööalaseid sõnumeid ei taha siit üldse läbi tulla, et selle aasta energiates need nagu ei oma tähtsust, vähemalt mitte nende inimeste hulgas, kes satuvad seda minu kanalit vaatama, et nendel on hoopis spirituaalsemad ülesanded, tööülesanded
siin elus ja siit ka tuleb täpselt samamoodi välja jälle 2 energiat, mis juba nendes ladumistes on siin palju kordunud. Üks on selline nagu, et lihtsalt inimene kaob nagu unistustesse ära, unistab rahast, unistab armastusest, unistab tööst, unistab suhtest, aga jalad on maast lahti ja kõik see jääbki nagu unistusteks või juttudeks või nad nagu ei materialiseeru, et see jääb kõik kuhugi õhku rippuma. Aga suure arkaani kaart Torn ütleb, et hoopis see, mida on vaja lammutada vanu struktuure, teha muudatusi vanadesse siis nagu sellistesse mustritesse. Kuna see oli siis puudutas praegu tööd, on ju, siis see vana paradigma lammutamine on nagu absoluutselt läbiv märksõna ja mitte ainult siis kaljukitsedele, vaid absoluutselt kõigile 2026 aastas. See kehtib kõigi kohta, see on universaalne kollektiivses energias olev sümbol on Torn ja see ütleb, et vanad struktuurid tuleb lammutada. Nad kukuvad kokku muidu nagu valusalt, see on nagu revolutsioonikaart on see. Et kui sa võib-olla kaljukitsena oled planeerinud hästi kindlalt oma karjääri ja sa teinud nagu pikaajalisi visioone ja samm-sammult roninud ülespoole, siis võib olla, et see torn on ju ka sellest tulnud, et inimesed ehitasid seda Paabeli torni ja ronisid siia ülespoole ja ütlesid, et nad lähevad ise Jumala juurde, et ehitavad siukse kõrge torni on ju, siis aga see ego kukkumine siit ülevalt oli nagu päris valus, on ju. Ja osasid kaljukitsesid võib ka puudutada see, et kuidagi see karjääriplaan, mis nagu vanasti toimis, mida mööda sai nagu karjääriredelit ülespoole minna, see oli kindel, turvaline, tugines oma kogemustele, teadmistele, ambitsioonidele, töökusele, on ju. Et nagu need vanad ametid, nagu sealt läheb energia ära. Mis vanasti olid olulised sellised mingid juristid või pankurid või poliitikud või mis iganes, et sealt läheb nagu energia ära. Ja lihtsalt nii uutmoodi on see 5. dimensioon ja need uued energiad ja planeetide uus joondumine, uutes tähemärkides oluliste planeetide liikumine selle aasta jooksul, et kuidagi need vanad nagu struktuurid kaotavad lihtsalt oma jõu ära ja need tornid kukuvad kokku ja mõnes mõttes võib olla sul selline tunne, et sa pead nagu otsast alustama või et sa ronisid nagu täitsa ilma asjata või et ma vaatan siia ühe täpsustuse veel juurde, mis siit tahab tuua. See on lihtsalt koomiline. See on nagu see inside nali praegu või sisehuumor, sa ei saa sellest aru, kui sa kõiki teisi ladumisi ei ole vaadanud, aga see kaart tuleb absoluutselt kõigile välja. See on kollektiivse, see on ülestõusuprotsess lihtsalt. Et meil ei ole võimalik jääda vanasse reaalsusesse, me peame lihtsalt tõusma siia hõredamasse, kõrgemasse, peenemasse, hingestatumasse tasandisse. Et kõik need vanad nii-öelda saavutuspõhised, egopõhised, konkurentsipõhised, võistlemise põhised energiat nagu üldse enam ei päde. Sellel aastal need lihtsalt ei tööta, sealt läheb energia ära, need kukuvad kokku, seal ei ole nagu mitte midagi teha enam. Teadvel valgustunud enesearengu teel oleva inimese jaoks need kaotavad nagu tähtsuse. Et täiesti uus paradigma, uus initsiatsioon, ainult loeb seda, mida hing vajab, mitte see, mida ego tahab. Et täiesti nagu uutmoodi reaalsus. Ja torn ei ole nagu halb kaart, ta on raske, aga ta ei ole halb, ta vajalik. Et selles mõttes, et see, et mingi vana kontseptsioon kukub kokku, see on nagu hea, see ongi sisemine revolutsioon, võib-olla välimine ka, jumal seda teab, on ju, aga see on selleks, et hing saaks avarduda, teadvus saaks avarduda, hing saaks tõusta, me saaksime oma kõrgema minaga ühenduse, on ju. Et vanast paradigmast kõrgemale tõusmine on see sinu töö sellel aastal, et sellised ametid ongi. Vaatan siis armastus, suhted, romantika. Pakid on nii aktiivsed, kaardid muudkui lendavad. Et nii kui segama hakkan, nii hakkab loopima kaarte välja.
3 energiat tuli siit välja. Keiser, ei, keiser oli siin, keiser on vastutus, isalikkus. See tuli eelmises ladumises ka välja, sa võid sealt ka kuulata ja vaadata selle peale ära, just nagu eelmine tähemärk oli see. Isateemade lõpuni lahendamine, vastutuse võtmine, teistele selle vastutuse äraandmine, mis ei ole sinu oma, struktuuri loomine. Kui torn kukub sul kokku, siis on vaja luua uus struktuur, võtta vastutus. Kui on üldine olukord on selline nagu kaose moodi, siis sina oled see, kes sellest kaosest kõige paremini struktuuri tekitab, uue korra loob, vastutuse võtab, võib-olla ka nii-öelda nõrgemaid järele aitab. Natuke üksik on olla selles keisripositsioonis, on ju, et mõnes mõttes teised on nagu võib-olla tase madalamal, on ju, sest kaljukitse olemus on tõusta kõrgemale positsioonile, on ju, sellepärast, et selle taga on töökus, visadus, tarkus, pikaajaline strateegia, on ju, aga seal tipus, siin ka ta on nagu tipus, vaata torni üleval või nagu mäe üleval istub siin, et seal võib olla sul natuke üksik olla lihtsalt. Ja teiselt poolt siis seda üksindust nagu tööalaselt leevendab see, et perekond hästi hoiab kokku, mõistab, on lähedane, koos veedetakse aega, kodu on soe, kodus ollakse oodatud, teineteise jaoks võetakse aega, selline kvaliteetaeg koos, mängulised tegevused, naer, rõõm, nagu sihuke heas mõttes pillerkaar, mitte sihuke tühi-tähi pillerkaar, aga tähistamine, pühadus, pühade ajal kokku tulemine läbi põlvkondade, selline nagu niimoodi, et üksteisele tehakse hästi süda lahti. Et see aitab siis leevendada või tasakaalustada sellist nagu tööalast suurt vastutust ja mõnevõrra siis nagu võib-olla siis sellist nagu üksinda jäämise tunnet, et vaatan veel, mis sõnumid tahavad sulle tulla siis tarodelt. Nii, surmakaart ehk transformatsioonikaart tuleb sulle välja, on ju. Videos on hea näidata seda, ma saan hästi suurendada, siia keskelt tuleb jälle selline uus valgus, on ju, et see on see, et midagi vana saab läbi veel kord, on ju. See sõnum tuleb sulle mitme kaardi pealt, et vanad struktuurid kukuvad kokku. Vanu energiaid ei saa kaasa võtta. Transformatsioon on nii suur, et ei ole võimalik lihtsalt vanu energiaid kaasa vedada, vanu mustreid ei ole võimalik kaasa vedada, mingi osa peab nagu nendest maha jääma, lihtsalt surema, lahkuma, lõppema, et mingid lõpud sind ootavad sellel aastal ees, mingid lõpetamised, on ju. Need ei pruugi sulle väljastpoolt tulla, võib-olla sina strateegina initsieerid ja kutsud need ise oma ellu selleks, et saaks see uus mingi kergus, vabadus, valgus siit tulla sinu ellu, selleks on vaja kokku kukutada ja lõpetada mingid asjad, olgu need suhted, töösuhted, erasuhted, ma ei tea, mis need on, mingid mõttemustrid, midagi tuleb sul igal juhul nagu kokku pakkida ja lõplikult nagu ära transformeerida. Vaatan sulle ühe varjutöökaardi ka, et mis siis on see pime nurk, midagi, mida sa ei näe, ei teadvusta, aga mida oleks kasulik siis valguse kätte tuua. Ühesõnaga illusioonidest läbinägemine on siis sinu nagu see väljakutse või see trigger või see pime nurk, et sulle on meeldinud kuidagi endale illusioone luua ja võib-olla ongi niimoodi, et võib-olla see vana reaalsus oligi kunagi reaalsus, aga nüüd päde, siis ta on nagu illusiooniks saanud, et sa peaksid siis tegelema sellega, et sa nendest illusioonidest proovid läbi näha ja leppida ka nende
vanad illusioonid enam ei kanna, vanad unistused enam ei kanna. Ja mõned asjad jäävadki nagu illusioonideks ja unistusteks lihtsalt, et nad ei peagi realiseeruma, sellepärast et aeg on nii palju muutunud, siis ka see on nagu okei, et sellega leppimine siis. Et illusioonidest läbinägemine, vahet tegemine, et mis nagu unistus saab plaaniks ja mis jääb illusiooniks näiteks. Nii, võtan sulle šamanistliku sõnumi. Mida tahavad öelda sulle siis šamaanikaardid. Ja tuleb sulle jaaguar. Et hästi võimas siis selline põlisameeriklaste tervendusloom. Jaguar Medicine on eraldi kohe selline nagu põlisrahvaste tervendusharu on ju. Jaaguar, hästi tark kütt on ju, mitte saakloom, vaid kütt ja jahtija. Selline pane oma eesmärk paika ja hakka ennast üles ehitama siis vastavalt sellele uuele reaalsusele. Alberto Villoldo, ütlen sulle sellise nime, sa võid teda guugeldada, siis vaadata tema videosid, tema räägib sellest jaaguari meditsiinist hästi sügavuti, põhjalikult, kui sind huvitab see. Võta, otsi see energia üles, sammuta jõudu, uuri jaaguari väeloomana, mis tema energia on, kuidas ta nagu kannab, kuidas ta jahib, kuidas ta suhteid loob, kuidas ta tervendab. Kõik see nagu info tahab sulle tulla šamanistlikult siin. Ja viimaks siis väejumalanna, tervendusjumalanna kaart. Visioon ja see läheb ka kuidagi kokku, ma tunnen, et see läheb selle jaaguariga kokku, see visiooni loomine, šamanistlik visiooni otsing, uue visiooni loomine. Kui vana torm kukub kokku, siis mis on see uus visioon? Mis on see uue reaalsuse nagu uus visioon, mida sa lähed siis nagu kütina, jahimehena, jaaguarina ära tooma, looma, kujundama. Et täiesti nagu uue reaalsuse visioon, hästi võimas. Selline siis tervendusjumalanna sõnum sulle. Ja kui sa tunned, et sa tahad sügavuti minna, tahad rohkem teada jaaguari kohta, visiooni otsingu kohta, šamanistliku visiooni otsingu kohta või mingeid küsimusi tekkis sul veel, siis minu kontaktid on siin all. Sa oled teretulnud lahkesti ühendust võtma, aega broneerima ja küsima isiklikku siis kanaldust. Aga seniks ole hoitud, soovin sulle imeilusat 2026, vägevat loomise aastat. Lõpuks. Ja niida siin mina koos tarokaartidega ja segan siin siis tarosid selleks, et kanaldada siit välja, lugeda, püüda kinni Akashast siis sulle sõnumid 2026 aastaks, mida siis esmalt siis, mida on oodata sul töös, karjääris, raha ja külluse maailmas. Millised sõnumid tahavad sulle siit läbi tulla, mis on oluline kaladele 2026 aastal kõige olulisem. Kolm kaarti sulle siis tahtsid siit välja tulla. Sinu loovus on hästi oluline, sinu teise tšakra tervendamine on oluline, oma loovuse maailmale kinkimine on oluline, piiridest välja tulemine loovusega, sellisest nagu varjust välja tulemine, oma loovuse ja loomingu näitamine maailmale. Kui läbi sinu tahab sündida kunsti, luulet, kirjandust, tantsu, laulu, muusikat, siis maailm ootab seda, et kui sa oled seda 4 seina vahel seni loonud, siis sul on kutse nagu jagada seda maailmaga. Ja mulle tundub, et see on just nagu kuidagi nagu siin ka see oranžid püksid ja oranž ruum on ju see teise svadistana seksuaaltšakra, siuke oranžikas kuldne helendus tuleb nende kaartide pealt välja
ja sõnum on sulle, et võta nagu kergelt ja mänguliselt seda aastat, et võib-olla ei ole aeg nagu teha selliseid nagu ratsionaalseid ja karme pingutusi siit, et mängi, tantsi, laula, aga et mitte ainult see sõnum ei jääks kandma, vaid ma panen siia teise nagu energia ka kõrvale, mis on hoopis teistsugune, see on nagu mõõkade kuninganna, kes on just selline nagu tark, tema tugevuseks on mõistus, intellekt, visioon ja kuidagi nagu kaks energiat, mille vahel sul on soovitav siin nagu siis kombineerida, õigemini isegi 3. Need on mõnes mõttes erinevad natuke, need 2 võib-olla kuuluvad kokku, aga see on hoopis teistsugune. Et kergus, looming, tants, laul, mäng ja tasakaalustamaks siis seda nagu sellist intellekti, võib-olla natuke isegi kuiva, karmi, hästi otsustavat ja kuidagi ma arvan, et 2026 veeretab sinu teele päris mitu sellist olukorda, kus sul on vaja teha selliseid otsuseid, mis võivad olla isegi sellised nagu veidi karmid või järsud või nõuavad läbilõikamisi, võib-olla sinu otsused, mis on väga targad ja sulle parimad, võivad kellelegi teisele mõjuda nagu, et nad oleks nagu julmad või külmad või liiga kaalutlevad. Et too seda nagu soojust oma ellu ka, on ju, empaatiat, soojust, loomingut, tantsu, laulu, et mitte jääda siis sellesse liiga külma või kaalutlevasse või sellisesse mõistuse kohta nagu kinni. Et need siis iseloomustavad sinu aastat. Vaatan veel sõnumeid sulle tarodega. Mida toob sulle siis tundeelu, suhteelu, armastus, romantika, kas 2026 on sulle varuks? Märksõnu sinna valdkonda. Jaa. Jälle korduvad kaardid hästi palju teiste ladumistega, hästi palju selliseid üldiseid energiaid kanaldub alla, mis juba on läbi käinud. See kaart on hästi mitu korda, tema on mitu korda ja tema on ka tulnud. Et alustan sellest, mis on üldine kaart, on ju, ja ütleb, et hoia oma ruumi. Kui inimene on teadvele tulnud ja ärganud, on ju, ta on teadvel, ta näeb illusioonidest läbi, ta saab aru asjadest, näeb nii-öelda läbi head ja halvad kavatsused, siis aga see ei ole veel massides, on ju see ärkamine, siis on oluline selle enda nagu teadvele tulnud ruumi puhtana hoidmine, on ju. Et kui ümberringi sulle nagu 9 inimest 10 ütleb, et sa eksid, aga sina oled tulnud teadvele, sa tead, et tegelikult sina tead tõde. Sa oled maskidest, illusioonidest, valedest, manipulatsioonidest, kõigist läbi näinud. Aga 9 inimest, kes ei ole veel teadvel, ütlevad sulle, et sa oled nõid ja sind tuleb tuleriidale saata, on ju, ja sa oled eksinud ja sa oled valeinfo levitaja ja vandenõuteoreetik ja lamemaalane, siis sa pead lihtsalt hoidma seda, lihtsalt teedki endale selline mulli ümber ja oled oma teadmisega seal ja teised jõuavad sinna siis, kui nad jõuavad. Usalda oma teadmist, usalda elu, usalda seda eluvoogu, usalda elu, usalda seda informatsiooni, mis tuleb sulle läbi lihtsalt sinu kanali, ükskõik kuidas see sinuni jõuab, tea, et elu hoiab sind, see uus algus on õige, see on hoitud, see on toetatud, see on nagu igatepidi hoitud ja sul on energiat, hästi palju energiarohke olekuga loomine. Tulekuninganna on sinu siis saatja tulihobuse aastal kindlasti hästi võimas edasi viia. Et kuula ära see sissejuhatus ka, kus ma natukene seda tulihobust puudutan ja kindlasti kui tulihobuse aasta tõesti vahetub, siis ma teen põhjalikuma kanalduse sellel teemal ka, aga praegu võta siit see tuleelement, see on energia, vägi, julgus, avatus, reisimine, seikluslikkus, maitsed, naudingud, hedonism, seksuaalsus, vägi ja siin on nii palju.
nii palju seda tulesoojust, kirge, just seda olekuga loomist, et sa oled see energia, see sillerdus ja sa lihtsalt tõmbad enda ellu need olukorrad, inimesed, ressursid, mida sa vajad, kõik need imed ja maagia. Ja vaatan, kas tuleb veel üks mingi spirituaalne soovitus sulle. Mingid märksõnad veel, kes tahavad öelda 2026 aastaks kaladele. Kaks energiat tulevad siit välja. Üks on selline natuke selline nagu materiaalses plaanis kokkuhoiu või sellise nagu kogumise kaart. Et seda sa võid vaadata siis, mis pidi see sind kõnetab, on ju. Üks on see, et ta ütlebki sulle, et hoiagi kokku, nagu ära raiska, ära larista mõttetult. Teine on see, et ära ole nagu liiga ihne ja liiga kinni hoidev, on ju. Et kui see nagu narr ütleb sulle, et tegelikult sa ei vaja mitte midagi, sa ei pea siin ei pea mitte ühtegi tagavara olema, sa võid lihtsalt usaldada, et elu alati pakub sulle kõik vajalikku, hoiab sind, sa võid kõõluda siin üks jalg üle selle kuristiku serva, kaljunuki, sinuga ei juhtu mitte midagi, sa ei kuku, sa oled hoitud alati, on ju. Siis siin on jälle see energia, mis tahab kogu aeg varuda, koguda, ei raatsi kulutada, ei raatsi endast välja anda, ei raatsi kinkida midagi ära, on ju, et siuke puuduse energia. Et vaata, et sa leiad siin õige tasakaalu, on ju. Et sa ei lähe sellesse ihtsusesse või kogumisse niimoodi, et sa lähed krampi, on ju. Et kui sa paned kinni, pigistad need rahakotirauad kinni ja anna pennigi välja, on ju, et kus siis sul see küllus ja need kingitused nagu vastu tulevad. Ja see tasakaalu väljendus on siin, on ju. Et kui need on natuke vastandlikud energiat siin, üks on hästi lubav, elu jaatav ja teine on siuke natuke hirmul, on ju, siis siin on see tasakaalu koht, on ju, et sinu tervisepant on see, et sa leiad nende kahe energia vahel tasakaalu, harmoonia. Selline nagu kuldne päikese põlmiku ja tahte kuldne ja spirituaalne lilla ja inglitiivad siin siuke nagu kaitsehingel, mis hoiab su tasakaalu, harmooniat, see on selline budistlik kuldse kesktee energia. Ei lähe äärmustesse, vaid oled sellises nagu, oledki selles kuldses keskmes ja see on tervise ja harmoonia ja heaolu pant sulle. Et terviseteemad võivad sul üles kerkida 2026 aastal, sellepärast et see maa on tervendaja, on tahtnud tulla sulle siia. Aga sa tead, et need asjad lahenevad, kui sa leiad endas harmoonia ja tasakaalu nende kahe energia vahel, siis on ju see nagu kontrolli energia ühelt poolt ja absoluutne selline pimesi usaldamine teiselt poolt. Ja sinu asi on leida siis sellel aastal enda jaoks see tervislik harmoonia ja tasakaal nende energiate vahel. Siis vaatan sulle ühe varjutöökaardi, ühe sellise sõnumi või vaatenurga või pimenurga, mis on peidus, aga mis tahab tulla nähtavale. Ja see kaart ütleb sulle kuidagi, et lõpeta need võitlused, mis sul on olnud. Et ei ole vaja langeta see mõõk, et tegelikult ainuke võitlus või oluline võitlus on meil võitlus iseendaga, oma ego alistamine, sellest üle saamine, iseenda ära võitmine, et enda sisemiste vastuolude ületamine, et langeta see võitluse mõõk, et ei ole vaja kuskil minna vastuoludesse, konfliktidesse, vaidlustesse, et see valgussõdala, see mõõk on selline rahulik ja langetatud ja seda ei ole vaja agressiooniks mitte kuskil kasutada üldse, on ju, et ületa need sisemised võitlused ja siis see tervendusingli kaart, harmoonia kaart, mida ma sulle just näitasin, mõõdukuse kaart, tema saab tuua sulle tervislikkust, tervist, harmooniat, rahu ja tasakaalu. Siis võtan sulle šamanistliku tervenduskaardi.
mis on see šamanistlik sõnum? maahoidja tuleb minu meelest ka välja juba teist korda, ühe korra juba kellelgi oli maahoidja, võid otsida üles, kui sul on tahtmist teisi tähemärke ka kuulata. ja maahoidja on siis, need 5D ametid on sellised, on ju. ei ole traktoristid, lüpsjad ja keevitajad, kuigi ka neid on vaja, aga 5D ametid on spirituaalselt sügavalt hingestatud, neil on hoopis selline nagu vibratsiooniline tähendus. Kui me oleme ärganud ja teadvele tulnud, siis me teame, et tegelikult meie missioon on hoida maaema, hoida tema mägesid, tema orge, tema metsi, tema hiisi, tema jõgesid ja tema allikaid, ja maahoidja on sinu 5D amet. Ja täpsed juhised selleks saad sa maaemalt. Sa pead pöörduma maaema poole, kõnelema maaemaga, minema välja, toetama selja vastu puutüve või istuma kivile ja paluma, et maaema annaks sulle juhised, et mida pead sina tegema maahoidjana, mis on sinu ülesanne, kuidas sa saad maad hoida. Minul on tulnud juhatus, et mina pean loitse tegema maaemale ja laulma talle loitse ja levitama neid. Ja palju muid ka, aga need ei ole nii pragmaatilised ametid, need ongi see, et kuidas ma tõstan vibratsiooni, kuidas ma tervendan maad, kuidas ma olen ise maaga harmoonias, kuidas ma hoian maaema väekohti, kuidas ma hoian energeetilist puhtust, kuidas ma hoian tasakaalu, et need on need 5D ametid. Ja võtan sulle siis veel tervendusjumalanna kaardi, tervendusjumalanna sõnumi. Ja sulle tuleb sügise vaim, vetevaim, sügise kaare vaim, sinu aeg selles aastas on sügis. Sügis on Jeeraruuni valitsemise aeg, see on saagi korjamise aeg, saamise, andmise, tasakaalu aeg. Sinna kõlbab väga hästi see kandev ütelus, et mida külvad, seda lõikad, on ju. Et paljud küll vanarahva ütlused on sellisest hoopis puudusteadusest tulnud ja kõike ei saa niimoodi tänapäeval järgi korrata. Aga see, et mida külvad, seda lõikad, see kehtib ametigi. Ma arvan, et see kehtib aegade lõpuni, on ju. Et see on mõnes mõttes ka nagu karmakaart, on ju, et tegudel on tagajärjed. Kui ma panen seemned mulda ja need on head, viljakad seemned, ma kastan ja hoolitsen, siis on oodata, et ma sügisel nopin hea ja küllusliku saagi, on ju. Tal on siin nagu hiiglaslik kõrvits oleks peas. et nii-öelda sina võid nunnu konkursile minna oma kasvatatud asjadega nagu julge, vapra südamega, et sinu aed on lopsakas, sügis on sinu aeg. Seened, marjad, viljad, salve, sõna otseses mõttes ja metafoorses mõttes on ju. Samamoodi võid kasvatada oma suhteid, oma teadmisi, oma kompetentsi, nagu sa kasvatad oma aeda. Et selline siis sõnum sulle sügiseks. Kui sa soovid enamat, soovid isiklikumaid sõnumeid, palun siit alt leiad minu kontaktid, võta julgesti ühendust, oled südamest teretulnud. Aga ma soovin sulle maagilist, imelist, külluslikku, lopsakat, värvilist ja viljade rohket 2026 aastat. Ja selle ladumisega me siis tõmbamegi siin täna otsad kokku, et seda video sai siis kaks episoodi. Esimene oli 2 tundi pikk ja teine on üle tunni pikk või sinna tunni kanti, et 3 tundi kokku kanaldusi siis, et aeg hakkab juba hommikusse jõudma siin, 31. detsember on igal juhul käes, et õhtul kell 6 siis saab neid kuulama hakata või mis iganes ajal 2026 aastal selle kanalduse siis avad või avad sa selle hoopis kunagi hiljem ja vaatad tagantjärgi, et ohoo, et sellised siis olid asjalood.
Tänan sind kuulamast, tänan sind, et sa vajutad pöidlakese kanalile või jätad kommentaari siia videole ja soovin sulle kõike imelist. Kuulmisteni ja kohtumisteni, kas siis silmast silma või üle telesilla.